ja ma unustasin, et kõik tuleb ühe võttega ära teha, et enam ei saa monteerida YouTube'is. Aga tere! Selline näeb siis nägu välja hommikul, kui meik on maha võetud. See on niisugune kompensatsioon selle eest, et internet, Facebook on täis paisatud jälle moodsaid selfisid. Aga tahtsin rääkida hoopistükkis mõningatest lapse kasvatamise teemadest. Et ma siin olen sattunud viimasel ajal lugema paari sellist artiklit mingi pere- ja kodutüüpi ajakirjadest. Ma üldiselt nagu väldin nende lugemist. Esiteks sellepärast, et nad tunduvad mulle mõnikord siuksed nagu lihtsustatud ja või isegi üldistatud, et mis ei kehti nagu iga inimese puhul kõigis olukordades. Tundub, jah, et neid on nagu nii palju igasuguseid nõuandeid, et see ei ole ju võimalik, et nad kõik nõuanded nagu saavad korraga kehtida. Ja teiseks muidugi sellepärast ka, eks ma ikka natukene kardan, et selgub, et see, mida mina harrastan, et see on täiesti vale, on ju. Ja noh, aga vahest ikka viskan pilgu peale, mida kirjutatakse. Nüüd seda ma olen 2 lugenud. Ja esimene alguses ma mõtlesin, et on selline, tundus alguses selline, et ma vist olen sunnitud nõustuma sellega. See rääkis sellest, miks lapse kõikidele soovidele ei või vastu tulla. Et kuidas see rikub ta siis ära, kui ta saab kõik, mis ta tahab. Ja hiljem hakkasin mõtlema, et ma ikkagi ei ole nõus päris mitme asjaga selles artiklis. Aga üks asi, mis mulle jäi nagu meelde ja mõtlema, et see vist tõesti nüüd on üks huvitav tähelepanek, oli see, et miks ei või osta kõiki neid asju lapsele, mida laps tahab. Ja sellepärast siis, ütles see artikkel, et siis tal tekibki see tunne, et kõikidele nagu tema probleemidele on lahendus olemas mingisuguse asja kujul. Et siis tal esiteks, alati kui on paha tuju, on ju, siis sa tahad mingit asja, sa saad selle asja ja siis sinu paha tuju laheneb mingiks lühikeseks hetkeks, on ju. Ja sellest ta nagu õpibki ära selle, et esiteks nagu paha tuju üldse on üks väga vähe esinev nähtus. Et parem on, kui seda ei ole, on ju. Teiseks, et seda on võimalik leevendada mingisuguste asjadega. Ja see tekitabki inimeses siis edaspidi tulevikus selle tunde, et tal on esiteks vaja asju, on ju. Et selleks, et olla õnnelik, on asju vaja. Ja teiseks just selle, et seda õnnelikkuse seisundit on võimalik saavutada kuidagi. Et see on saavutatav eesmärk, mille nimel on nagu võimalik pingutad ja siis oled õnnelik. Et sellised valed nagu mõtteviisid tekivad sellest. Ja siis ma lugesin ühte teist artiklit, mis oli nüüd siin just hiljuti. Mingi Soome psühholoogi jutust oli siis tehtud siuke lühikokkuvõte, kus ta ütles 4 asja, mida peab iga päev oma lapsele ütlema. Siis ma niimoodi väga suure põnevusega lugesin, et mis esimene on ja mis teine ja mis kolmas ja mis neljas. Et mis seal siis on. Ja need olid sellised ootamatud asjad tegelikult. Esimene asi, number 1 asi oli, et tuleb oma lapsele öelda, et ta on ilus. Sellist asja ma olen võib-olla tõesti kunagi varem kuulnud, aga ütleme, et seda meil väga ei praktiseerita ju. Ja ma olen mõelnud selle peale, et äkki see tõesti on oluline. Ja see ongi oluline sellepärast, et me ei lahutaks ennast, oma mõistust, oma kehast nagu ära. Et mind isiklikult küll kasvatati täpselt vastupidi, et okei, sa võid ju olla ilus, aga ega sul sellest midagi kasu ei ole elus, on ju. Et see nagu õpetaski, mulle tundub, mind nagu eraldama, et mul on mingisugune vaimne külg ja siis mul on mingi füüsiline külg. See füüsiline külg ei ole üldse oluline, et oluline on see vaimne külg, et see on nagu see, millega saavutab midagi. Ja see panebki ignoreerima sind, oma füüsilisi omapärasid ja vajadusi ja seda, et sa reaalselt oled üks inimene ikkagi ühes tükis, on ju. Teine asi oli seal
ma ei mäleta täpselt, mis järjekorras need olid ja ma ei mäleta vist neid kõiki 4. Aga üks, mis minu jaoks huvitav oli veel, oli see, et jah, et iga päev tuleb lapselt küsida, et kuidas sul läks, kas siis lasteaias või koolis või kus ta käis. Ja kui ta vastab sulle hästi, mida nad tavaliselt teevad, on ju, et siis tuleks nagu täpsustavaid küsimusi esitada. Ja sellega sa näitad, et sa tunned huvi tema vastu, on ju. Ja et sa oskad ka küsida neid täpsustavaid küsimusi, et kui ta ütleb, et me täna nagu ei teinudki tunnis mitte midagi, on ju, siis sa küsid, et oot, aga inglise keele tunnis, kas ta tõesti täna midagi ei teinud, aga vene keele tunnis, kas ta tõesti täna midagi ei teinud, on ju. Et sellega sa näitad, esiteks sa tead, mis tunnid tal olid üldse, et sa tunned huvi kõige selle vastu ja nii edasi. See oli selline tähelepanek, mida ma ise olen ka mõelnud, aga see nüüd on ekspertide poolt kirja pandud. Ja siis kolmas asi oli see, et oligi see, et tuleks nõu küsida lapse käest. Et kui sul on mingisuguseid, mingeid mõtteid, mida perega näiteks võiks koos teha, on ju, siis küsid lapse käest nõu, et mida tema nendest plaanidest arvab. Seda ma olen ise ju ka rääkinud ükskord, on ju. Et sa ei pea nagu ma olen mõnikord muretsenud sellepärast, et kas ma äkki panen lapsele liiga suure vastutuse sellega, kui ma küsin tema käest nõu, et siis ta nagu tunneb, et mina pean otsustama, on ju, aga ei, seda on võimalik teha niimoodi, et tal ei teki seda tunnet, et tema nagu vastutab selle asja eest või et see temast mingisugust painet hakkaks tekitama. Ja mul oli see 4. ka korra juba vilksatas. Ma ei mäleta, mis see 4. oli, aga mis kõige nagu minu jaoks huvitavam oli see, et seal ei olnud mitte ükski nendest 4 ei olnud see, et ma armastan sind. Et see oli tähelepanuväärne ja mõnes mõttes mõistlik ka tegelikult, sest esiteks seda oleks väga raske nagu praktikas ellu viia, sest meil siiamaani seda keegi ei ole teinud Eestis on ju ja Soomes ilmselt ka mitte. Et esiteks sellepärast see tunduks kuidagi meile praegu nagu võlts või selline imelik, kui seda hakatakse järsku tegema. Ja teiseks ikkagi need teod on need, mis räägivad enda eest, et kui sa vot see 4. oli, et tuleb kallistada last iga päev. Et füüsiline kontakt, et selle järgi on vajadus igas vanuses lapsel, et kui ta juba kasvab sellesse ikka, et ta juba ei taha enam kallistada, siis lihtsalt patsutada õlale või maadelda või midagi sellist, on ju. Et füüsiline kontakt, et seda on vaja ja seda ma ise olen oma nahal ka väga palju nagu tundnud, et mul lapsena ma mõtlen, et mul on selle järgi puudus ja seda ma nüüd oma lapsele olen nagu kuidagi poolkõhutundega olen teda nagu üle külvanud selle füüsilise kontaktiga, et me ikka vähemalt 3 korda päevas kallistame. Et see on nagu nii, et mõne artikli kohaselt olen ma oma last ikkagi väga hästi kasvatanud ja seda on rõõm kuulda. Aastaõpetaja on rääkinud, eks. Ja kohtumiseni.